Objektiivi raadio. Tervist, algab Objektiivi raadiosaade, mina olen Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on vaimulik Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus, tere head kuulajad! Isadepäeval võiks ütelda, et üllatas, aga ilmselt mitte väga paljusid enam ei üllatanud see, et saates Hommik Anuga esinesid niinimetatud homoabielus olevad Taivo Piller ja Mart Haaber, kes esitasid seal ka oma enda lapsi Hildat ja Hubertit, kes on siis saadud inimkaubanduse teel, ostes lapsed emadelt, kes on lasknud end viljastada ja kellelt laps siis ära võetakse ja kliendile edasi antakse. Et selline oli isadepäeva hommik ERR-is, Eesti Rahvusringhäälingus, mida peavad üleval Eesti maksumaksjad. Ja see olukord on nüüd tekitanud parajat probleemi, seda on muuseas kommenteerinud ka ERR-i nõukogu esimees siin hiljuti, kes on Rein Veidemann. Tema ütleb, et lapsi kasvatava homopaari näitamine isadepäeval televisioonis ei sobi meie väärtusruumi ja seda on siis kommenteerinud ka loomulikult konservatiivne pool. Me siin Objektiivis oleme sellele tähelepanu juhtinud erinevates formaatides ja EKRE on välja andnud seaduseelnõu, millega taotleb Rahvusringhäälingu kokkupakkimist ja ära lõpetamist. Sellepärast, et Rahvusringhääling ei ole midagi muud kui sellise revolutsioonilise ideoloogia kants ja selle edendaja. Ja selle diskussiooni sissejuhatuseks ma ütlengi seda, et kui nüüd vaadata seda, kuidas Rahvusringhääling on viimastel aegadel käitunud ja mäletame siin vana-aasta õhtu sellist saadet, kus niinimetatud Madame Vaariku kabarees esinesid transseksuaalideks etendatud ja riietatud teatritudengid, kes loopisid lapsekujulisi nukke mööda teatrilava laiali ja naersid emaduse üle. Ja nüüd siis isadepäeval selline asi nagu niinimetatud homoabielus oleva paari näitamine koos oma ostetud lastega. See on tegelikult asi, mis on minu hinnangul küll väga selgelt kalibreeritud ja tuunitud, sellepärast et see jälgib revolutsiooni avaliku arvamuse mõjutamise manuaali teatavaid põhipunkte. Ja kui seda teeb Rahvusringhääling, siis on tegelikult ikkagi kuri karjas Eesti Vabariigis. No absoluutselt jah, et see ongi ju nende eesmärk teha seda kõike rahva enda raha eest, mitte oma raha eest. Aktivistid ei korja ju ise annetustest kokku oma eelarvet ja ei hakka siis selle alusel välja andma näiteks erinevaid kultuuriväljaandeid või nad ei kavatsegi teha oma enda televisiooni, vaid kasutavad ära seda, mis juba olemas on, mis on tegelikult Eesti riigitelevisioon, mis on osa Eesti Rahvusringhäälingust, seal on erinevad telekanalid, seal on erinevad raadiokanalid, seal on ERR-i portaal, see on tegelikult ikkagi suur ja päris kallis asi, mis on kogu rahva ja kogu riigi ja kogu ühiskonna hüvanguks mõeldud. Aastas seal 450 miljonit on selle asutuse eelarve, see on väga suur summa tegelikult, kui me näiteks paneme kõrvale siia kultuurimälestiste rahastamise, mis on seal võib-olla mõne miljoni ulatuses igal aastal, siis Rahvusringhäälingu ülalpidamine läheb Eesti maksumaksjale päris korralikult maksma. Ja selle juures siis, mida pakutakse? Kui nüüd mõni ütleb, et mina ei vaatagi seda Eesti televisiooni ja tehku seal, mis nad tahavad, siis, ja kusjuures mina olen ka üks nendest inimestest, kes tegelikult Eesti televisiooni ei vaata, ma ei kuula ka raadiot, ma võib-olla vaatan neid konkreetseid saateid või saatelõike, mille puhul on lihtsalt tööga seoses vaja vaadata või siis selle Objektiivi või ka portaali Meie Kirik tegevusega seoses
vaja vaadata ja tutvuda, et mis on olnud eetris, millest on räägitud, kes seal on olnud, aga üldiselt ma ei vaata Eesti Televisiooni, ma ei vaadanud ka loomulikult seda isadepäeva saadet Hommik Anuga, kus siis need kaks nii-öelda homoseksuaalset partnerit olid toodud saatesse koos siis oma ostetud lastega ja siis võib öelda nii, et see nagu minusse ei puutu või et mis nagu mitmed inimesed ütlevad, et aga mis see minusse puutub, et näidaku seal. Aga häda on ju selles, et me kõik maksame selle eest. See raha võetakse ju meie kõigi taskust. Maksumaksjana maksud tõusevad igal aastal, maksukoormus on väga suur ja muu hulgas siis selle maksuraha eest tehakse ka selliseid saateid. Ja siin ma küsin küll, et isegi kui ma ei ole Eesti Televisiooni vaataja või ei jälgi üldse ei raadio ega telekanaleid, siis mispärast peaksin mina oma taskust sellist ideoloogiat kinni maksma? Et kui kusagil Eestis on seltskonnad, kellel on huvi edendada suhteid samasooliste vahel ja tegeleda seal oma revolutsioonilise programmi väljatöötamise ja elluviimisega, et siis tehke seda palun oma raha eest. Kui me räägime vabast ühiskonnast, et iga rühmitus, iga grupeering, iga ringkond ja seltskond võib siis nagu oma asja ajada ideoloogilises plaanis ka. Aga ei, vasakpoolsed ja revolutsionäärid on tegelikult üle võtnud selle idee, et seda püha revolutsiooni asja või tegelikult ebapüha revolutsiooni asja tulebki ajada ühiskonna vahenditest. Me peame üle võtma kogu ühiskonna, see on üks osa muidugi sellest pikast marsist läbi institutsioonide, kus siis võetaksegi erinevad olulised ühiskondlikud institutsioonid üle. Haridussüsteem võetakse üle, meedia võetakse üle, nendes riikides, kus on rahvusringhääling olemas, võetakse see loomulikult üle ja siis mis me imestame, et sellised saated eetrisse paisatakse, et loomulikult need on tuunitud, need on täpselt doseeritud, need on õigel ajal, õiges kohas eetrisse lastud, see ei olnud mingisugune fopaa, see ei olnud halb maitse või et see valik ei olnud päris õige, see oli tegelikult täiesti teadlik, kas nagu provokatsioon, ma ei oska öelda, eks nad loomulikult aimasid ette, mis ühiskondlik nagu reaktsioon sellele on, aga nende eesmärk antud juhul oli ju pühapäeva hommikuse saate abil viia see homopaar iga Eesti inimese teadvusesse ja need lapsed ja näidata siis nii-öelda rahvale, rahva enda raha eest loomulikult, et kui tore, kui nunnu, kui armas on see kahest isast ja siis kahest nii-öelda adopteeritud lapsest koosnev jutumärkides perekond, et näidata, et midagi hullu ei olegi nendes uutes ja natukene teistmoodi peremudelites. Ja nad arvestavad sellega, et osad inimesed pahandavad selle peale, hakkavad mingeid kirju saatma toimetusele või ülematele, võib-olla EKRE teeb jällegi mingid poliitilised avaldused, aga suur osa ühiskonnast neelab selle alla. Mõni poriseb, mõni kehitab õlgu, aga küllalt on juba tekkinud ka neid inimesi ja see on muideks märgiline, kes ütlevad, aga see ongi ju väga tore kõik. Et need lapsed on ju õnnelikud, nad kasvavad jõukate vanemate peres, kes võimaldavad neile selliseid asju, mida tavalised heteroperekonnad ei suuda oma lastele pakkuda. Et milles te nagu näete probleemi? Et siin ei ole ju tegelikult mingisugust moraalset probleemi, siin ei ole võib-olla mingi juriidiline probleem, ilmselt me puudutame seda juriidilist poolt ka, aga et iseendast nagu midagi moraalselt ju valesti ei ole sellega. Ja teeme nüüd korra väikese tagasi vaate 10 aasta tagusesse olukorda, kui alles kooseluseadus Riigikokku jõudis ja mida siis kõik räägiti. Räägiti, et ega meie siis ei taha ju teilt midagi ära võtta. Me tahame lihtsalt anda selle seadusega võimaluse, et kaks samast soost teineteist armastavat inimest saaksid oma kooselu ära registreerida
kogu lugu, et saaksid minna näiteks haiglas vaatama lähedastena siis, kui üks pool on sattunud haiglasse millegi pärast, et ei tuleks takistusi või midagi sellist, et lahendada oma neid elulisi probleeme. Nüüd 10 rohkemgi aastat hiljem me oleme tegelikult olukorras, kus abielu institutsioon, mida ei lubatud ju puutuda, öeldi, et ei, abielu ei puutu mitte keegi. See on ära väärastatud ja riigitelevisioon teeb pühapäeval, isadepäeval propagandat, näidates sellist õnnelikku homoperekonda, et ikka kogu Eesti rahvas seda näeks ja kõik seda, sellest osa saaksid, sellest uuest reaalsusest. Ja see on tegelikult see, mis on muutunud vahepealsete aastate jooksul Eesti ühiskonnas. Et me näeme, siin on tegelikult väga pikk plaan taga olnud ja siin on väga selge tegevuskava taga olnud või agenda, nagu tänapäevases keeles öeldakse, et seda asja on aetud süstemaatiliselt ja kõik see, mille eest konservatiivid hoiatasid toona, see on tegelikult täide läinud ja see asi ei ole ju peatunud, see läheb ju veel edasi. Et me teame, mis on need järgmised sammud, mis tulevad siin, mis puudutavad soovahetust, transideoloogiat ja nii edasi, ja kuhu see revolutsioon üldse välja jõuab. Nii et see, mida me nägime, või mida nüüd need inimesed, kes siis juhtusid vaatama seda saadet Hommik Anuga, sealt nägid, et see on lihtsalt ühe etapi normaliseerimise katse. Nüüd küsimus on nagu selles minu jaoks, et kuidas nüüd konservatiivid peaksid selle peale reageerima? Mida me peaksime tegema? Kas meil on võimalik midagi teha? Sellepärast, et lõppude lõpuks ka meie oleme selle ühiskonna liikmed, ka meie maksame makse, ka Rahvusringhääling tegutseb meie maksurahaga ja peaks siis arvesse võtma ka meie positsioone, et me ei saa ju ometi sellega leppida. Ja muidugi see aspekt, et tegelikult Eesti seaduste järgi selline laste ostmine on ebaseaduslik. Karistusseadustik paragrahv 132 räägib ebaseaduslikust asendusemadusest. Et see, mida nüüd Rahvusringhääling veel tegi lisaks sellele nii-öelda tavapärasele homopropagandale, ta ju tegelikult teeb katet laste ebaseaduslikule ostmisele, hankimisele, sest see ei ole ju Eesti seaduste alusel toimunud, vaid Ameerika Ühendriikides on see, nii-öelda see laste ostmine ja adopteerimine aset leidnud, aga meie Eesti seadused seda keelavad. Et nüüd on küsimus, et kas me nüüd nagu peame olema nõus sellega, et Rahvusringhääling promob midagi sellist, mis tegelikult üldse ei olegi kooskõlas Eesti seadustega. Et siin on tegelikult põhjust reageerida küll ja võtta väga selged positsioonid juhtunu osas. No revolutsiooni nagu erinevad etapid võib ilmselt kokku võtta nagu nendes 3 etapis, mida siin mõningate poliitikute väljaütlemised väga selgelt kajastavad ja annavad sellele oma värvingu. Ja see esimene etapp, millest sa rääkisid ka juba, on see, et revolutsioon toob välja mingisuguse algatuse ja ütleb, et ei, et me tegelikult ei taha üldse seda, mida vasturevolutsionäärid, konservatiivid või teised muud arusaajad inimesed ütlevad, mis sellest intentsioonist, sellest plaanist on väga selgelt näha. Ei, me tegelikult ei taha seda. Me tahame lihtsalt, nagu sa ütlesid ka juba, et inimesed armastaksid teineteist, et nad saaksid rahulikult, antud juhul siis Eesti näitel kooseluseaduse raames koos elada. Me raiusime nagu rauda, et ei, selle kooseluseaduse eesmärgiks on Eesti abielu institutsiooni perverteerimine ja rüvetamine. See on teie eesmärgiks. Ja oli ka. Ja siis tuleb teine etapp, kus kui vähegi võimalik tehakse nagu nii-öelda rünnaku korras ära see asi, murtakse ühiskonna selgroog ja selle etapi käigus saadakse aru, et on tahetud küll seda, mida tegelikult alguses eitati. Ja siis, kui see etapp on läbi, siis tullakse etapiga, et see on nüüd uus normaalsus.
ja tehakse nägu just nagu kogu seda eelnevat kultuuriolukorda poleks kunagi olemas olnudki. Ja selle sisulist maailmavaadet või mõtet edastab tegelikult Kristina Kallas, meie haridusminister E200-st, kes siin võtab sõna sellel teemal ka Postimehes ja ütleb ta seda, et tsiteerin: eelmisel nädalal Istanbuli konventsioonist lahkumine, sellel nädalal samasoolise paari tühistamine ja mina arvasin, et me oleme nendest arenguvaevustest juba üle kasvanud. Tugevama ühiskonnana kaitseme kõigi õigusi ja me ei pea neid võitlusi uuesti ja uuesti pidama. Niisiis märgib Kallas. See on tegelikult tema sotsiaalmeedia postitus, mida siis Postimees tsiteerib. Ja panete nüüd tähele seda sellist ideoloogilist ja retoorilist tasandit. Eelmine tasand, see, et Eestis on abielu põhimõtteliselt 30 aastat mõistetud mehe ja naise vahelise liiduna abielu seaduses, see oli arenguvaevus. Ja see, et me oleme nüüd siia välja jõudnud, on äkitselt uus normaalsus ning tundub nüüd Kristina Kallasele, et me just nagu ei peaks üleüldse enam diskuteerima sellel teemal, mis nüüd on siis eelnevalt olnud, just kui me oleksime halvast unest üles ärganud. Ja temale sekundeerib loomulikult ilmselt mingisuguse ühise PR-kampaania nõuannete järgi ka Marek Reinaas, kes sotsiaalmeedias samamoodi ütleb, et kaua võib, tsiteerin, mingil hetkel tundus juba, et me ei pea enam arutama teemal, kas Eesti kultuuriruumi sobib geipaar, kes kasvatab lapsi. Vähemasti Eesti õigusruumi sobivad nad suurepäraselt, ütleb siis E200 Kristina Kallase erakonnakaaslane ja E200 Riigikogu fraktsiooni juht, kui ma ei eksi, Marek Reinaas. Ja argument on jällegi sama. Ja me oleme jõudnud uude ajastusse, me oleme kõik selle eelneva, mis on nüüd maha jätnud. Ja nüüd me ei saa isegi enam diskuteerida sellel teemal. Kas see eelnev on olnud vajalik, kas see kuulub, see praegune muudatus kultuuriruumi või mitte. Ja täiesti kuidagi panete tähele, eks ju, täiesti niimoodi rahulikult minnakse sellest üle, et kuidas see nii-öelda arenguvaevus on üleüldse Eestis ületatud ja kuidas me sellesse praegusesse olukorda oleme üldse välja jõudnud. Seda on tehtud väga suure osa rahva väga olulistest, kultuurilistest, moraalsetest põhimõtetest üle astudes, nendele vastandudes, ühiskonda lõhestades ja tehtud niimoodi, et inimeste hääl, protestide hääl selle vastu, protesti häält mitte kuulda võttes. Niimoodi on see protsess läbi surutud, ehk siis tegelikult ebademokraatlikult ühiskonda lõhestades ja meie kultuuri aluseks olevaid väärtusi jalge alla talludes on see muudatus vastu võetud. Aga nüüd me justkui peaksime tegema näo, vaadates nüüd seda isadepäeva hommikul seda saadet Eesti TV-st, et kõik oleks nagu uus. Nagu me oleksime 2,5 aastat sellisest 2000 aastase Euroopa tsivilisatsiooni unest üles ärganud ja tulnud välja ja öelnud, et oot, aga nüüd me oleme siis hoopis teises olukorras, kus äkitselt isade päeval võibki teha seda, et 2 isa, kes on omale lapsed ostnud, mis on muuseas ka Eesti seadusandluse vastane tegevus tegelikult, nii nagu sa märkisid siin ära, et see on normaalne, hea, hüveline, ideeline, igati eeskujulik mudel, mida asetada isade päeval, kujutate ette, isade päeval inimeste ette hommikul intervjuul. See sama hetkel, kui võib-olla pühapäeval on ema ja lapsed teinud isale pannkooke moosiga ja isa siis teeb ka võib-olla lahti televisiooni ja vaatame nüüd siis ETV-st meie kõikide maksurahaga üleval peetud kanalist isadepäeva programmi. Ja sinna tulevad 2 homoseksualisti, kes räägivad omaenda ostetud lastest.
see on siis nüüd uus normaalsus. Aga see on nüüd väga oluline aspekt, et me justkui ei tohiks enam seda küsimuse alla seada. Ja mida meie konservatiivid peaksime nüüd tegema, on see, et me just peame tegema seda, et asetada küsimuse alla esiteks see 10 aastat vältinud diskussioon ja kogu need meetodid, mida revolutsiooniline ja ideoloogiline ja kuidas öelda, globalistlik seltskond on Eestis kasutanud selleks, et seda läbi suruda, et Eesti seadustes oleks abielu rüvetatud ja perverteeritud. Ja teiseks, me peame asetama selle ideoloogilisele vundamendile. Meil on olnud siin kristlik tsivilisatsioon, kus abielu on käsitletud 2000 aastat mehe ja naise vahelise liiduna. Enne seda on olnud Rooma tsivilisatsioon, mis 700 aastat käsitles ja ka hiljem üle 1000 aastat, juba sel hetkel, kui ta sai ka kristlikuks, käsitles abielu alati oma seadustes mehe ja naise vahelise liiduna. Isegi Kreeka, mis oli homoseksuaalselt suhteliselt liberaalne, käsitles abielu oma seadustes alati mehe ja naise vahelise liiduna. Nii. Ja mitte kellelgi ei tulnud pähe, et abielu võiks sõlmida ka 2 samasoolise inimese vahel, välja arvatud võib-olla hullul keisril Nerol, kes seda tegi. Aga need olid hullusest tulnud mingisugused tõmblused ja mitte kunagi kultuuri või veel vähem õigusruumi püsiv osa. Nii, et just kui me selle kultuuri peaksime täiesti ära unustama ja konservatiivide peamine ülesanne on ütelda seda, ei, me ei unusta seda kultuuri ära. Me tuleme teie juurde sellega, millega me tulime tegelikult kohe, kui abielu Eesti seadustes Reformierakonna E200 sotsialistide poolt ära rüvetati suure osa rahvatahte vastaselt. Me tuleme selle sama deklaratsiooniga, milles me ütleme välja seda, et me ei tunnusta seda otsust. Miks me ei tunnusta seda otsust? Sest teil ei ole õigust abielu ümber defineerida omaenda ideoloogilistest nägemustest lähtudes, omaenda hübrisest, omaenda ülbusest, omaenda madalusest lähtudes. Abielu on institutsioon, mis on eelnev sellele, mis on olnud meie seadusandluses. Abielu on loomulik institutsioon ja mitte ühelgi riigil, mitte ühelgi riigikogul, mitte ühelgi parlamendil, mitte ühelgi inimlikul institutsioonil ei ole õigust abielu ümber defineerida. Ja see diskussioon ei lähe ära. See diskussioon ei lähe ära. Me tuleme selle argumendiga ikka ja jälle tagasi ja me ei rahuldu vähemaga kui sellega, et Eesti Vabariigi seadustes on abielu taas tagasi pööratud oma loomuseaduslikule alusele, ehk abielu on määratletud mehe ja naise vahelise liiduna. Ma arvan, et see on väga oluline praegu teadvustada, et see on vähim, mida konservatiivid selles olukorras, kus me ei ole võimul, kus konservatiivsed erakonnad on opositsioonis ja nad ei saa otseselt seadusandlust ju mõjutada, lihtsalt poliitiline matemaatika on hetkel teissugune. Et mida me vähemasti selles olukorras saame ütelda, me saame deklareerida, et see küsimus ei ole laualt maas, ärge lootkegi, ärge arvakegi, sest mitte ainult Kristina Kallas, vaid ma siin täna hommikul ka saateks valmistudes nägin sotsiaalmeediast erinevate liberaalse frondi poliitikute ja aktivistide postitusi sellel ERR-i saate ja sellele järgnenud reaktsioonide teemal ja päris mitmed neist väljendasid sellist nagu teeseldud imestust ja mina mõtlesin, et see teema on laualt maas, kas me tõesti veel peame nüüd selle üle arutama, kes tohib keda armastada. See oli vist lausa peaminister Kristen Michali argument, et kas me tõesti nüüd hakkame uuesti Eestis arutama selle üle, et kes tohib keda armastada. Esiteks mina ütlen selle kohta, et see, kes tohib keda armastada, ei ole kunagi üldse küsimuse all olnudki. See on demagoogiliselt püstitatud tees, keegi selle üle ei taha arutleda, küll aga me tahame arutleda selle üle, mis on perekond, mis on abielu, nii nagu Eesti seadused seda kuni viimase ajani on
mõistnud ja mis on tegelikult ju ka põhiseadusega võetud riigi kaitse alla. Nii et see on see, mille juurde me tuleme tagasi. Abielu väärastati 2023. aastal minu meelest täiesti ilmselgelt ebaseadusliku parlamendi otsusega, mis moodustus siis 23. aasta mittelegitiimsetest valimistest, valimistulemuste pärast siis valimistulemuste väljakuulutamist, siis tekkis see praegune parlamendi koosseis, mille legitiimsus on ülimalt kaheldav ja minu meelest, minu silmis seda ei olegi. Nemad on siis selle abielu institutsiooni ilma igasuguse ühiskondliku sisulise debatita ära väärastanud. Sellest ei räägitud enne valimisi mitte midagi. Me ei saa seda jätta lihtsalt sinna paika ja öelda nüüd, et nojah, see nüüd on tehtud otsus. Ma saan aru, millega nad arvestavad ju sellega, et EKRE, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond jääb üksi nende nõudmistega. Võib-olla mõned teatud konservatiivsed ringkonnad, portaal Objektiiv, sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks, võib-olla mõned kirikutegelased ja ütleme, et selline seltskond, kes on kogu aeg olnud täispool seda kultuurisõja rindejoont nagu esiliinil, et on siis jäävadki ja nemad jäävadki üksinda oma seda võitlust pidama, aga ütleme, normaalsed inimesed nagu Isamaas ja võib-olla ka osa Keskerakonnast ei pöördu enam tagasi nende teemade juurde. Et nüüd on hoopis uus reaalsus, uus olukord ja meie enam nende teemade juurde tagasi ei tule. See võib olla nende liberaalide lootus ja siis tehakse sellist nagu näilikult üllatunud nägu, et oi, et kas te tahate tõesti veel arutleda selle üle? Ei, meie arvates on see aeg juba ammu möödas. Tegelikult ju ei ole mingit sisulist arutelu ju olnudki, et on olnud lihtsalt poliitiline pressing läbi nende aastate, mille juures on siis, või mille ajal, mille jooksul on valelikult kinnitatud, et abielu ei taha mitte keegi puutuda. Kui võimalus avanes, siis tehti see lihtsalt Riigikogu enamuse otsusega ära, rulliti kõigist vastuhäältest üle, ilma et oleks üldse rahva käest enne valimisi selle teema osas midagi küsitudki. Ja nüüd loomulikult üritatakse seda olukorda põlistada ja selle olukorra põlistamise üks instrument on siis ka olnud see konkreetne telesaade ja ütleme laiemalt siis Rahvusringhääling, mis siis teostab seda liberaalide, revolutsionääride programmi, aitab seda ellu viia, aitab seda massideni viia. Üks asi on see, mida need aktivistid tahavad, kujutavad, välja hauvad. Teine asi on see, et kuidas rahvas seda vastu võtab, ehk siis maksumaksjad, kodanikud, elanikud, inimesed, kes siin ühiskonnas elavad. Ja ma arvan, et see on tegelikult võib-olla isegi palju olulisem teema meil kõigil, kuulajatel, meil endil, konservatiivsetel aktivistidel, poliitikutel, selle üle järgi mõelda, et üks asi on, kuidas vasakpoolsed revolutsionäärid saavutavad edu oma sellel pikal marsil läbi institutsioonide, kuidas nad suudavad üle võtta erinevaid ühiskondlikke asutusi ja tasandeid, aga teine asi on see, et kuidas inimeste enda väärtushoiakud ja arusaamad muutuvad. Et kuidas neid on tegelikult võimalik nügida, mudida, suunata. Ja see on ka juhtunud, me peame sellele otsa vaatama. See on juhtunud viimase 10 aasta jooksul liberaalide jaoks kindlasti päris edukalt. Mitte veel lõplikult. Selles mõttes üllatas ERR-i nõukogu esimehe Rein Veidemanni selline ootamatu seisukohavõtt, ta nimetas või ütles, et see saade kindlasti või see konkreetne saate osa, saate lõike ei esinda Eesti väärtusruumi. Et inimene, kes on tegelikult varem kogu aeg kaitsnud konservatiivide eest, konservatiivide kriitika eest ERR-i tegevust, võttis nüüd korraga
vastupidise seisukoha ja noh, tegelikult ütles välja, et see läks nüüd küll liiale, et see ei ole meie väärtusruum enam. Et noh, sellised tagasilöögid võivad ju tulla, aga küsimus on ikkagi selles, et kas keskmine inimene võtab selle ideoloogia, selle uue reaalsuse, uue olukorra omaks, ükskõik kuidas see on talle pähe määritud, kui ebaõiglaselt, kui valelikult, kui manipulatiivselt tahes. Et inimesed saavad aru ühel hetkel, et noh, et need asjad üle ei ole ju mõtet enam arutada, et see on nagu otsustatud asi ja kes seda ikka nüüd siin ümber muutma hakkab ja et noh, täiesti inimlikud arutelud. Ja mida mina olen muideks tähele pannud mõnede inimeste puhul, ma ei oska öelda, kui üldiselt levinud selline hoiak võiks olla, aga vähemasti mõned inimesed on tulnud küll lausa vihaselt välja sotsiaalmeedias või kuskil kommentaariumides selle homopaari ja nende ostetud laste kaitsmiseks selle argumendiga, et aga vaadake, kui õnnelikud nad on. Nad paistavad ju nii õnnelikud, et mis teil nüüd on selle vastu, et inimesed on õnnelikud? Just kui see oleks mingisugune põhjapanev argument ühiskondlikus debatis, kus me tegelikult ju räägime ühiskondlike institutsioonide, muuhulgas siis ka abielu ja perekonna institutsioon tähenduse üle. Et kriteeriumiseks on tehtud ainult siis nii-öelda see näiline või väline õnnelikkus, ega me ju keegi ei oska kellegi mingi teise inimkoosluse või perekonna õnne hinnata ju ammugi mitte glamuurse telesaate või mingisuguse seltskonna ajakirja esikaane järgi. Et ütleme, selline argumenteerimise tase juba tegelikult ei tohiks kuuluda sellisesse debatti. Aga see näitab seda, et kuidas tegelikult revolutsioonil on õnnestunud ja õnnestub ikka ja jälle ka elanikkonda järjest rohkem ja rohkem kaasa tõmmata, inimeste arvamusi suunata ja mudida. Ja mida ma sellega seoses tahangi öelda, on see, et siin on küsimus ühiskonna moraalsetest, kultuurilistest alustest, et kui palju Eesti ühiskond üldse veel toetub sellele aastatuhandete pikkusele traditsioonile, mida sa mainisid. Rooma tsivilisatsioon, Euroopa kristlik tsivilisatsioon, me oleme ju kõik nende tsivilisatsioonide pärijad, nende tsivilisatsioonide saavutused kultuurilises mõttes, õiguslikus mõttes, religioosses mõttes, kõik see on ju mõjutanud ka meie rahva kujunemist läbi aastasadade, ka meie oma riiklust, meie oma ühiskonda, et kui palju me tegelikult seisame veel sellel alusel või on revolutsionääridel õnnestunud need alustalad ikkagi ära mädandada või ära läbi saagida, ütleme siis niimoodi. Ja on õnnestunud veenda suurt hulka inimesi, et tegelikult need revolutsioonilised ideed on ikka head ideed küll. Et see on tegelikult, ma arvan, võib-olla konservatiividele nagu isegi kõige olulisem küsimus. Et 10 aastat tagasi oli ikkagi ühiskonna enamus täiesti selgelt kooseluseaduse vastu. Täiesti selgelt, seal ei olnud üldse küsimustki. Ja rääkimata abielu institutsiooni mõtestamisest mehe ja naise vahelise liiduna. See oli ikkagi kaljukindel positsioon, et seda ümber muuta ei saa. Ja tegelikult, kui me näeme, et kuidas on vasakpoolsed ja revolutsionäärid on tegutsenud 10 ja rohkem aasta jooksul, kasutades ära oma võimupositsioone, kasutades ära meediat, kasutades ära ka avalik-õiguslik meediat, ehk siis ERR-i. Kui sa tilgutad veetilkasid kivi peale, siis ühel hetkel tekib sinna lohk, mis muutub järjest suuremaks ja suuremaks ja umbes nõnda on toimunud ka meie Eesti ühiskonnaga. Nii et ma arvan, et see tõeliselt oluline küsimus on see, et kui tugev meie ühiskond veel nendel traditsioonilistel alustel on ja kas on võimalik ühiskonda nendele alustele tagasi tuua, kui sealt ollakse juba ära nihkunud.
Jah, ega seda kerge ei ole kommenteerida, et mis on inimeste peades ja millised on nende väärtushinnangud ja kas nad on valmis oma väärtushinnangute nimel ka võitlema ja kui oluliseks nad peavad tegelikult neid baasinstitutsioone. Ja see on küsimuste küsimus, mis Eesti ühiskonnal ees on, sest on väga ilmne ja selge, et kogu seda protsessi on juhtinud Eestis väike kitsas seltskond, kes on revolutsiooniliselt meelestatud ja kes on täitnud just nimelt väljaspoolt tulevaid ideoloogilisi juhtnööre. Et kui keegi on siin öelnud seda, et sihtasutus perekonnatraditsiooni kaitseks ja Objektiiv on maale toonud kultuurisõja USA ja teiste maade eeskujul, siis esimesena tasuks vaadata nüüd sellisele kodumaise revolutsiooni edendajate seltskonna peale, mida muuseas jällegi finantseeritakse Eesti maksumaksja rahade eest. Eesti LGBT ühing, Feministeerium ja teised MTÜ tööstuse osised, keda meie enda rahade eest üleval peetakse ja kellele maksumaksja rahasid antakse iga aasta miljonite viisi. Seda teeb Sotsiaalministeerium. Nii, et see on see seltskond, kes seda protsessi on juhtinud ja see seltskond on juhtinud seda protsessi välismaiste ideoloogiliste näpunäidete järgi. See ei ole olnud mingisugune Eesti enda kultuuriruumi sünnitis, see homoideoloogia ja transideoloogia, vaid vastupidi, see on sündinud revolutsioonikeskustes USAs ja Euroopas ja see on omaks võetud nende seltskondade poolt ja seda on siin edendatud. Nüüd on küsimuste küsimus, ütleme nii, kui oluliseks peavad nüüd inimesed selliseid väärtusi nagu perekond, nagu abielu? Kas need on nüüd ikka need, mille nimel ollakse üleüldse valmis võitlusesse asuma? Või tehakse ära see pisikene kalkulatsioon, et otseselt ta mind ju ei puuduta, seda, et Eestis on üle 200 inimese juba niinimetatud homoabielu sõlminud, aga mõelge selle numbri peale. 200 paari on siis tänaseks, kes on selle niinimetatud uue abielukorra järgi abiellunud. 200 paari. Selle nimel oli valmis kogu revolutsiooniline eliit siin Eestis ka kogu abielu institutsiooni ära teisandama ja ära rüvetama. Nii. Ja see on nüüd küsimus, et kas inimesed on valmis selle nimel nii-öelda panema käe tulle. Kas nad on valmis võitlema selle nimel? Kas see on piisavalt kallis, see institutsioon? Kas see on piisavalt oluline, see institutsioon? Või ollakse tõesti mandunud, öeldakse, et ei, et see ei puuduta mind, see ei ole asi, mis oleks peamine minu elus praegu. Ja ma ei kahtle üldse, et väga paljud konservatiivid, kaasa arvatud siin Isamaa ridades, mõtlevad täpselt niimoodi, et väga hea, et sai sellest jamast nüüd lahti, et me saame rahulikult edasi minna, ilma et me peaksime selle nii-öelda kultuurisõja baasproblemaatikaga siin praegu tegelema. Me saame tegeleda tõesti majanduspoliitikaga ja regionaalpoliitikaga ja selliste poliitika osadega, millega väärt ja normaalsed inimesed tegelevad ja mitte ajada siin mingisugust nagu homoseksualismi juttu, eks ju. Et see on küsimuste küsimus ja konservatiividel lasub tegelikult kohustus selgitada seda temaatikat ikka ja edasi, et kui me perekonnastruktuuri muudame, kui me muudame ära abielustruktuuri, siis me teatavas mõttes muudame ära kogu riigistruktuuri, sellepärast et riigid rajanevad abielul ja abielul rajanevale perekonnastruktuurile. Riik ei ole midagi muud kui laiendatud perekondade ühendus. Aga kui meil perekonnastruktuur on muudetud, perverteeritud ja meie perekonnastruktuur ja abielustruktuur ei ole enam see, millele kogu tsivilisatsioon, millest meie oleme välja tulnud samamoodi ühtede järglastena, on rajanenud, siis me tegelikult veel ei tea, milline saab olema selle kultuuri tegelik nägu.
või vähemalt need inimesed ei tea. Kes me siin oleme vasturevolutsionääridena mõelnud, võime visandada küll ühiskonna, mis tuleneb sellest, kus perekond ja abielu ei ole enam need, mis nad on olnud. Et lapsekaubandus on üks selliseid tagajärgi, otseseid tagajärgi, mida te ERR-i eeteris ka hommikusaade Anuga või mis ta siis on, hommik Anuga nägite. Et see on üks konkreetne tagajärg. Teine on inimväärikuse häving, sest perekond on teatavas mõttes konditsioneerimatu ja tingimusteta armastuse koht, kus inimesi armastatakse sellisena, kes nad tegelikult on. Ja kui see muutub, kui see teisandatakse, siis on tõsine küsimus selles, et millised saavad olema meie kultuuriväärtused inimeseks olemise osas. Nii et siin on nagu terve rida problemaatikaid, mida tasub nagu esile tuua. Aga kõik taandub küsimusele, et kui kallis on perekonna ja abielu institutsioon inimestele. On selge, et paljudele liberaalidele see tegelikult korda ei lähe. Inimesed on mitmendas abielus, nad on küünilised, nad ei viitsigi tegeleda mingisuguse abielu institutsiooniga. Neil on tegelikult sellest institutsioonist ükskõik, aga inimestele, kes ennast peavad konservatiiviks või ennast peavad traditsionalistiks, on abielu ja üks baasinstitutsioone. Eelkõige kristlastele on abielu üks baasinstitutsioone, sellepärast et selle autoriks ei ole keegi muu kui Jumal ise. Jumal on abielu, mehe ja naise vahelise abielu autor ja seda ei ole välja mõeldud inimesed. Nii et kristlastele see täpselt samamoodi on eelkõige äärmiselt oluline temaatika. Kas riik toetub loomuseaduslikule abielule või on ta selle käsitluse muutnud ja ära mädandanud ning edendab midagi hoopis muud. Ja millest sa räägid, läheb ju tegelikult palju laiemale pinnale ja ega konservatiivid ju ei ole ka selle ühe asja või ühe teema vastu kõnelemas, mitte sellepärast, et nagu see homoteema, samasooliste kooselu või ka nii-öelda jutumärkides abielu teema, nüüd on see ainult ja see üks küsimus, eks ole, millele keskenduda ja mida nüüd kõikidest muudest kuidagi eriliselt välja tõsta ja millele siis keskenduda, vaid küsimus on nagu laiemas plaanis selles kursis või suunas, kuhu Eesti ühiskond ja Eesti riik on läinud viimastel aastakümnetel ja selle suuna või selle kursi viljad on tegelikult ju väga traagilised meie rahva jaoks. Et meil ei lähe praegu majanduslikult kuigi hästi. Me näeme, et see majanduspoliitika, mida on ajanud viimased valitsused, on olnud täiesti väär, täiesti kohatu ja me tegelikult ei ole jõukad. Me ei ole jõudnud 5 Euroopa jõukama riigi ja ühiskonna hulka, vaid vastupidi, me oleme tegelikult ühed vaesemad siin Euroopas ja väga paljud inimesed Eestis elavadki kas vaesuses või vaesuse piiril või on väga väikese sissetulekuga. Juba majanduslik olukord ei kinnita või ei sisenda mingisugust erilist kindlust. Demograafilises mõttes me oleme tegelikult ju täielikult sügavas kriisis. Ja see on olnud reaalsete valikute tulemus. See on olnud kogu selle liberalistliku poliitika tulemus, mis on soosinud teatud protsesse ühiskonnas ja mis on siis ka nagu, mille üks külg on see, millest me siin oleme rääkinud selles raadiosaates seoses konkreetselt selle ERR-i või Eesti Televisiooni saatega. Et need on üksikud jutumärkides õied sellest poliitikast, millest me siin oleme rääkinud, aga mis siis tegelikult ju näitavad seda, et me ei ole läinud riigi ja rahva ja ühiskonnana sugugi mitte selles suunas, mida meie põhiseadus visandab
me ei ole ellu viinud mitte seda visiooni, vaid me oleme läinud hoopis teistsuguses suunas. Ja me võime võtta kõik muud eluvaldkonnad ja me näeme, kus on olnud ainult allakäik või siis paremal juhul mingisuguse teatud taseme säilitamine. Et me oleme oma rahvana, me oleme riigina, me oleme ühiskonnana mitmes erinevas väga suures kriisis praegu. Ja see ei ole sugugi võitlus nagu ühe teema pärast või ühe asja nimel, vaid kõik see on üks terve kompleks. Revolutsioon ei võitle mitte Eesti rahva kestmise või Eesti riigi kestmise nimel. Revolutsioon liikumisena, sellise vaimse ideoloogilise liikumisena teostab oma nägemust erinevates ühiskondades, erinevates riikides. On teatud mõttes selline internatsionaalne nähtus. Nii nagu oli bolševike kommunistide revolutsioon Venemaal ja teistes riikides, kuhu seda imporditi. Ka neil oli tegelikult ambitsioon võtta üle terve maailm, räägiti maailma revolutsioonist. Nüüd see revolutsioon tuleb meile läänest. See ei ole enam see Nõukogude Liit või Nõukogude mõtlemine, Nõukogude ideoloogia. Seal on teatud kokkupuutepunkt, aga on ka erinevusi. Nii et see ei seisa mitte meie rahva, meie rahvuse, Eesti rahva püsimise eest. See ei huvita seda revolutsiooni absoluutselt. Ka kõik need meie liberaalsed poliitikud, kes taovad siin sellist eesti-meelsuse trummi ja räägivad, kuidas ikka eesti keel ja Eesti riik ja me ei saa siin venemeelsust lubada ja kõik see retoorika, neid ei huvita ju tegelikult, nagu me nende tegudest näeme, nende poliitikatest näeme, absoluutselt Eesti rahva tulevik. Sest kui Eesti rahvas hääbub oma enda ajaloolisel kodumaal, ega see maalapp ju siis tühjaks ei jää. Maailm on inimestega täidetud. Siia saab tulla ja tuua igasuguseid inimesi. Meil sageli räägitakse moslemitest, et need hakkavad tulema siia ja tõepoolest moslemid on juba tulnud. On paarilt tuhandelt liikmelt, moslemi kogukonna liikmelt kasvanud siin, ma ei tea, 10 000 ja rohkemgi veel, kui siin kapo andmeid tõsiselt võtta. Aga veel enam on siia tulemas ju slaavi päritolu rahvastikku ja mis on siis isegi tõenäolisem arengustsenaarium Eesti tuleviku jaoks. Et me tegelikult ju ei pea seda riiki enam Eesti rahva huvidest lähtuvalt. Ja me ei tee riigina, poliitikud, võimul olijad ei aja enam sellist poliitikat, mis soosiks Eesti perekondi, loomulikke, normaalseid perekondi. Vastupidi, võetakse hoopis toetusi vähemaks, tõstetakse maksukoormust, mis lööb perekondi väga valusalt, eriti lasterikkaid perekondi. Nii et neid ei huvita absoluutselt Eesti rahva tulevik. Neid huvitab esiteks võimul püsimine selleks, et nad saaksid oma revolutsioonilist programmi ellu viia, aga neid ei huvita, kelle jaoks nad seda ellu viivad, sest see on internatsionalistlik nägemus revolutsioonist. Ja see on see, mille nimel, mille vastu meie konservatiividena peaksime võitluseks valmistuma ja tegelikult olemegi kogu aeg võidelnud. Et see käib ikkagi meie rahva iseolemise nimel, meie rahva püsimise nimel, meie rahva traditsiooniliste ja loomulike väärtuste nimel, revolutsiooni vastu, väljaspoolt siia imporditud ideoloogia vastu. Ja ma võrdlasin 23. aasta kevadel, kui oli siin ka suur meeleavaldus perekonna ja abielu kaitseks ja võrdlesin seal peetud kõnes tollaste siis koalitsiooniliikmete käitumist juunikommunistidega. Et tegelikult need juunikommunistid, kes läksid kaasa Nõukogude Liidu okupatsiooniga ja uue võimuga, tegelikult nad on täiesti võrreldavad meie tänaste peavoolu poliitikutega, liberaalsete erakondade, progressiivsete erakondade poliitikutega,
kes ajavad täpselt samasugust internatsionaalset revolutsioonilist asja, arvates, et nad on ajaloo õigel poolel, et nad on edumeelsed, et nad lähevad kaasa õigete asjadega, et nende programm on kuidagi lausa nagu ette määratud rada olema siis ka meie rahvale muu hulgas ja kõik see, mida meie siiamaani eestlastena oleme, ütleme, laulvast revolutsioonist alates pidanud nagu loomulikuks, et meil on siin loomulik perekond, me püüame abielu au sisse tõsta, me püüame kristlikke väärtusi taastada pärast pikka Nõukogude okupatsiooni. Kõik see on nagu jälle korraga ära pühitud. Ja on täpselt need samad loosungid, no mitte täpselt samad, aga sarnased võrreldavad loosungid sellega, mis Nõukogude ajal olid, võrreldavad sihid, mis Nõukogude ajal olid. Nii et küsimus ei ole selles, et me võitleme mingisuguse homoteema nimel ja et see asi ei käi mitte selle ümber, aga see on lihtsalt üks teema, millest me ei saa vaadata mööda, mis on tehtud paraku selle võitluse osaks. Ja nagu sa ütlesid, seda ei ole ju alustanud mitte konservatiivid, mitte SAPTK, mitte EKRE või muud sellised konservatiivsed ühendused, vaid see toodi Eestisse sisse kultuuri revolutsiooni käigus eesmärgiga meie ühiskonda ümber kujundada, ümber muuta. See imporditi sisse läänest, kus asuvad tänapäeva revolutsioonilised keskused ja mõttekojad ja tegelikult kõik see, mida meie konservatiividena oleme viimase 10, 15, võib-olla ka 20 aasta jooksul teinud, me oleme ainult reageerinud. Sest tegelikult me oleme tahtnud ju hoida kinni sellest läbiproovitud arusaamast, milline üks õitsev ja korralik ühiskond on ja me oleme üritanud seda kaitsta peale tungivate jõudude vastu ja nüüd on lihtsalt olukord selline, et need jõud on väga laiali ühiskonnas igale poole jõudnud, on ennast võimupositsioonidelt sisse seadnud ja kui me veel vähegi tahame siin Eestis midagi oma riigi, oma rahva, oma ühiskonna heaks teha, siis praegult on tõesti viimane aeg vastu hakata, viimane aeg üritada päästa, mis päästa annab, lootuses, et meil on veel tegelikult aega selleks, et meil on tegelikult veel üks võimalus, kuigi ma näen, et see võimaluste aken on kiiresti sulgumas, nii et me oleme tegelikult üsna sellises olukorras, kus võib-olla varsti enam ei olegi võimalik midagi teha, et see lähebki siis sellise revolutsiooni radapidi ja me teame, mida eelmine kord see revolutsiooni tee meie rahvale, meie riigile kaasa tõi, et seda saatust ei sooviks Eesti rahvale enam uuesti. Nii et palun inimesed, ärgake, saage aru, milles tegelikult see küsimus on ja tulge appi, tulge tõesti välja oma kodudest, oma mõttemullidest, oma privaatsfäärist, tulge ja tehke ennast kuuldavaks selles ühiskonnas ja öelge, et need asjad ei lähe mitte praegu õiges suunas, et meil on tegelikult olemas kindel alus kehtiva põhiseaduse näol, mis sõnastab ära need visioonid, need eesmärgid, need aluspõhimõtted, millele me tahame keskenduda, millest me tahame kinni hoida, mida me tahame sihiks võtta, nii et seiskem selle kaitsel, mis meil praegult on, sest varsti meil ei pruugi seda enam olla. Ja meil on vaja töötada selle nimel ja selles lootuses, et on veel midagi üldse päästa. Ja üks selliseid tasandeid on kindlasti see, et ma igal juhul toetan ideed ja olen selle ise ka välja käinud, et ERR tuleb kas ümber struktureerida või siis üleüldse ära lõpetada. Sellepärast, et Rahvusringhääling praegusel kujul kujutab endast sellise revolutsioonilise äärmusideoloogia kantsi, mis tegelikult selle ideoloogia juurutamise ja edendamise käigus rikub ka oma enda tegevuse aluseks olevat seadust, mis ütleb väga selgelt, et ERR ei ole ühe ideoloogia teenistuses, vaid ta on tasakaalukas väljaanne, mille üheks eesmärgiks on eelkõige Eesti põhiseaduse preambulis
loetletud ideede eest seismine ja nende ühiskonnas tuntuks tegemine. Ehk eesti keele kultuuri säilimise eest seismine läbi aegade. Kuidas see praegu seisab selle eest, mida Hommik Anuga saade tegi? Ma ei usu, et see seda kindlasti teeb. Nii et sellisena tegelikult Eesti rahvas ei vaja Eesti rahvusringhäälingut. Me ei vaja seda, et meile isadepäeval meie enda rahaga üleval peetud kanalil antakse või edastatakse inimkaubanduse kaudu lapsed ostnud homoseksuaale ja nende eraelu, mis tungib meie eraellu. Ja siis, kui me seda kommenteerime, siis justkui öeldakse, et me ei pea sekkuma teiste eraellu. Ei, ERR sekkub teiste eraellu. ERR tuleb nende inimeste eraeluga kõikide inimeste tubadesse ja hakkab nende ajusid kujundama. Nii, me ei vaja vana-aasta õhtul Madame Vaariku perverssusi, meile tegelikult aitab sellisest rahvusringhäälingust. Ja meil on tegelikult vaja üha rohkem inimesi, kes selle välja ütlevad, meil on vaja rahvast, kes ütleb, et talle ei ole aktsepteeritavad sellised saated, meil ei ole aktsepteeritav lapsed ostnud homopaari näitamine isadepäeval, meil ei ole aktsepteeritav Madame Vaariku perverssused vana-aasta õhtul, me tahame normaalset Eestit, me ei vaja sellist rahvusringhäälingut, me ei vaja sellist Eesti Vabariiki. Ja ühte kindlasti toonitan veel kord, et tõepoolest konservatiivid on siin selleks, kaasa arvatud see Objektiivi raadiosaade, kaasa arvatud Objektiivi portaal tervikuna, et me tunnistame ja ütleme ühemõtteliselt seda, et see küsimus, mida liberalistid soovivad, et oleks laualt maas, mis puudutab abielu ja perekonda, see ei ole laualt maas. Me ei lase selle laualt maha liuguda, see küsimus on endiselt laual, see küsimus on tsivilisatsiooni vundamenti puudutav ja nii kaua, kui me üleüldse olemas oleme ja nii kaua, kui me mingitki Eesti riiki siin veel teeme või etendame, on see küsimus alati laual. Milline on perekond, milline on abielu ja kuidas me neid käsitleme. Sellepärast, et sellest perekonnast ja abielu mõistest ja kuivõrd tõsiselt me neid võtame, sõltub Eesti rahva edasikestmine. Seesama edasikestmine, eesti keele, kultuuri ja rahvuse edasikestmine, millest räägib meile Eesti Vabariigi põhiseadus. Seesama edasikestmine tegelikult on seotud sellega, kuivõrd tugevad on meie abielud, kuivõrd tugevad ja viljakad on meie perekonnad. See on ainus, mis tegelikult loeb. Ja kui me sellelt vundamendilt ära läheme ja ütleme, et see temaatika enam ei loe, siis me oleme meie enda põhiseaduse preambuli, meie enda riigi eesmärgi maha mänginud ja selle eest me peame väga ränka hinda maksma. Aga ma tänan selle saate eest, Veiko, ja ma tänan teid kuulamast, head inimesed. Koondungem ja mõelgem, kui tähtsad tegelikult on meile perekond ja abielu. Aitäh kuulamast ja kuuleme siis juba ka järgmisel nädalal. Kõike head! Objektiivi raadio.